Nii, aga head komisjoni liikmed, et kell on juba saanud 13.17, alustame komisjoni istungiga. Mul oleks kõigepealt ettepanek kinnitada selle nädala töökava ettepaneku kohaselt, et me töötame ainult täna, kus meil on päevakorrapunktis siis Rail Balticu ja rahvusvahelise koostööriskide analüüsist, läbipaistvusest. Et kui kellelgi selle vastu midagi ei ole, et kinnitame päevakorra, keegi vastu ei ole, töökava on kinnitatud, aitäh, ja liigume kohe selle meie peamise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab siis Rail Balticut, ja ma kohe võib-olla tehnilise küsimuse puhul toon välja, et kuna meil on täna külas Läti parlamendi Seimi Rail Balticu uurimiskomisjoni juht Andris Kulbergs, et kuna meil on istung avalik, siis kõik meil on tõlge olemas, et me ise siin räägime eesti keeles, et esindaja Läti parlamendis kuuleb siis tõlget, et kõik küsimused küsime eesti keeles, eks ole, ja ka tõlge jookseb sisse meil ülekandesse, aga kui keegi soovib ka tõlget, et siis selle jaoks saab küsida veel eraldi ka muidugi need kõrvaklapid. Aga põhjus, miks siis täna Läti parlamendi uurimiskomisjoni esimees meil siin, et tuleb sellest, et eelmise aasta lõpus jõudis avalikkuseni info, et Läti otsib Rail Balticu projektis kärpevõimalusi. Ja seda just nimelt selles osas, mis puudutab seda Riia lõiku Eestini, ehk siis see 60 kilomeetrit, mis omakorda tähendaks, et see lõik jääks siis vanale rööpmelaiusele, aga see tähendab, et eks ole, Rail Baltic sellisel kujul ei hakkakski tööle. Ja kuna Läti parlament on päris pikalt uurinud seda asja, neil on ka vahepeal valminud raport, valminud uus ka ettekanne, et tegelikult siin kohal soovikski teada nii-öelda Läti parlamendi vaadet selles osas, et mis siis tegelikult Lätis toimub. Üks asi on see, mis info jõuab, eks ole, meieni, mida siis räägivad omavahel riikide juhid, mida räägib Läti transpordiminister, aga kuna uurimiskomisjonil on olnud käes kõik dokumentatsioonid, et siis on ka olemas ka palju parem see informatsioon, et mis siis seis tegelikkuses Lätis Rail Balticus on, et pole midagi teha, aga see, kuidas siis Lätis areneb see projekt, see väga tugevalt mõjutab Eestit ja seda, et kuidas siis lõppude lõpuks üldse tööle hakkab. Ja meil veel istungil osaleb Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu, suur aitäh teile tulemast, ja ka Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Anvar Salomets, suur aitäh. Ja ma veel mainin ka seda, et tegelikult oli kutsutud ka taristuminister Kuldar Leis, aga taristuminister isegi ei maininud, kas ta tuleb või ta jätab tulemata, mis on tavaliselt selline hea tava kohaselt üldiselt ministrid teatavad, kas nad saavad osaleda või ei saa osaleda, aga tundub, et siis Rail Baltic ei ole see teema, kus siis taristuminister sooviks ka nagu kaasa rääkida ja näha ja võib-olla vaadata ka neid probleeme, mis siis võimalik, et on Lätis ja võivad mõjutada ka Eestit. Et siin kommentaar. Ja lihtsalt kommentaar, et hetkel toimuvad ka Heiki Kranichi ärasaatmised, et see on ka üks võimalik põhjus. Ja tavaliselt on olnud ikkagi kombeks, et siis kirjutatakse komisjonile ja vastatakse, et tavaliselt, et kuna kutsed läksid juba ministrile eriti juba tükk aega varem, et siis oli võimalik ka kirjutada ja teada anda. Nii, et võib-olla ma siin kohal annaksingi kohe sõna Läti parlamendi uurimiskomisjoni siis esimehele, et kui oleks võimalik anda selline
siis ülevaade, et meile, et mis siis Lätis toimub ja muidugi ka kõikidele nendele kuuldustele, mis vahepeal olid siin meedias, et meid muidugi, et noh, just see jutt ebamäärasusest, arusaamatusest ja muidugi ka selle kohta, et Läti otsib kärpevõimalusi ja seda just seda Eesti poole pealt, ehk siis nii-öelda Riiast Eesti, nii et muidugi meie huvi ongi selles, et Rail Baltic saaks valmis korraga, aga nüüd, kui on ikkagi sellised üleval, kuidas öelda, selline info on üleval, et Läti eelkõige ehitab siis lõuna poole, aga mitte Eesti poole, et siis võib-olla on teil nagu täpsemad need arvutused ja ülevaade sellest, mis siis tegelikult toimub. Aitäh, sõna on teile. Thank you, it's a pleasure being. Suur aitäh, mul on hea meel siin olla ja osaleda teie koosolekul. Jah, ma olen uurimiskomisjoni juht olnud juba pikka aega ja jälgin, mis toimub koos teiste komisjoni liikmetega. Ma ei räägi siin mingeid ilusaid jutte ega halbu jutte, vaid räägin siin täiesti avameelselt seda, mida mina olen näinud ja kui nende andmete põhjal, mis mul endal on. Ja minu meelest ma tahan, et meie koostöö oleks palju parem ja sellepärast peaks olema kõigil realistlik arusaam, kuidas on. Ma tahan teile rääkida, kuidas meie otsused teid mõjutavad, sest teid mõjutab võib-olla Lätis toimuv rohkem. Midagi ei ole vahepeal muutunud. Meil on 4,4 miljardi puudujääk. Ma võin öelda, et see on kõigi 3 riigi probleem, mitte ainult Läti oma, sest Leedul on veelgi suurem puudujääk ja me peame selle probleemiga tegelema. See oli esialgne kava, et juba sel aastal peaksid rongid käima. Loomulikult asjad on muutunud ja minu meelest 2030 ei ole realistlik plaan, vaadates nüüd neid tehnilisi arenguid. Põhiprobleem, mis nüüd toimus 24, 25, 26, see, mis Lätit tagant tõukas, et me keskendusime Riia ühendusele kesklinna ja lennujaama vahel. Ja meie komisjon leidis, et me alustasime valest otsast. Et me alustasime ehitustest, mitte sellest raudtee rööbastest. Ja hoopis haldus keskendus valele asjale. Nüüd oleme olukorras, kus me oleme jäänud ajakavast taha. Nii et me ei saa midagi ehitada, kui meil ei ole projekte, kui meil ei ole disaine, isegi kui meil on kõik töövahendid olemas, siis kõige eelduseks on siiski see, et meil oleks olemas projekt. Ma tahan öelda, et ma olen küsinud, kust me leiame rahastuse. See on suur raha, mis meil vaja on. Oma vaatenurgast mina loomulikult ei ole Rail Balticu vastu, ma lihtsalt vaatan, kuidas me saaksime sellega edasi minna, sest meil mingit väljapääsu ei ole. Me peame selle ehitama, sest me kõik 3 oleme samas paadis ja me peame leidma selleks raha. Nüüd püüdsime leida võimalusi finantseerida sellest sõjalise liikuvuse rahastust, aga NATO näiteks on meile vastanud, et nemad ei rahasta mingisuguseid kahesuguse kasutusega taristuid. Nii et sealt me raha ei saa. Uus võimalus on, et me saaksime SAFE rahastust ja võtaksime lisalaenu Euroopas, eriti Balti riikides, et teha kaitseala ja julgeolekualaseid investeeringuid. Ma küsisin ja mulle anti otsene vastus, et jah, et sellest võiks saada, aga et
Lätile anti raha sellest fondist muudele kaitse- ja julgeoleku asjadele, aga mitte Rail Balticule. Ma sain Poola käest teada, et Poola võttis raha taastusfondist ja liigutas selle teistesse fondidesse kaitse eesmärkideks ja julgeoleku eesmärkideks, mis sarnanevad Rail Balticu eesmärkidega. Euroopa Liit lubab seda ja see on võib-olla üks asi, mida me saaksime teha, sest ka Leedu tegi midagi sarnast ja kasutas seda mõistlikult Rail Balticu jaoks, aga meie mitte. Riia keskjaama ehitus algas, sest probleem oli, et meil ei ole raha selle lõpetamiseks ja ka Riia lennujaama terminali ehitamiseks. Nii et nende lõpetamiseks funktsionaalse tasemeni eraldati nüüd lisaraha, et vähemalt nad on funktsionaalsed, nad ei ole küll nii ilusad, kui võiksid olla. Aga selle aasta augustis peaksid need olema nüüd toimivas seisukorras. Minu meelest realistlik on 2027. Ja on oluline, et ka teie teate, hiljem ma selgitan lähemalt, et lennujaama terminal peaks valmima aastaks 2029. Nii et nende lõpetamiseks on raha olemas. Hea uudis on ka see, et minu meelest strateegiliselt peaks olema üks taristu eest vastutav asutus. Nii et Läti Rail Balticu ellu viia nüüd integreeritakse Läti raudtee sisse, mis on hea, aga see toob kaasa omad probleemid, sest toob kaasa muutused ja võib-olla mõjutab valmimise tähtaega. Aga sinna peab ka palju keskenduma, et haldust korraldada. Nüüd kõige suurem probleem kahjuks, mis iganes kõik ütlesid, et Lätis on ehitatud nii ja nii palju kilomeetreid, siis tegelikult on Lätis 0 kilomeetreid ehitatud. Tõesti on maha võetud metsa ja ette valmistatud trassi, aga ehitamist veel ei ole, sest just see oluline planeerimisdokument on puudu. Planeerimisdokument tehti nagu täisulatuses, aga nüüd, kuna me oleme seda ulatust vähendanud, siis see tähendab ju ka seda, et kogu planeeringus on tehtud muutusi ja me peame leidma raha nende tegemiseks, Euroopa Liit seda ei toeta ja see oleks pidanud olema valmis olema juba eelmise aasta jaanuariks, aga uute otsuste ja projektide tegemine on nüüd kestnud juba aasta. Detsembris lõpuks on nüüd olemas uus rahastus uue plaani jaoks, siis koostame uue plaani ja alles pärast seda hakkab ehitustöö, nii et see on teile realistlik ülevaade töödest. Nii et hetkel tuleb ainult üks rada, see on ainult Leedu piirini 30 kilomeetrit. On olemas planeerimisdokumendid ka Salatspilsini, mis tuleb ka üle vaadata. See on nüüd 8 miljonit on selle jaoks ette nähtud. Nii et kõige paremini valmis on 30 kilomeetrit lõunas ja siis 10 kilomeetrit veel mujal. Nii et see on nüüd üheaastase hilinemisega. Te olete kindlasti kuulnud erinevaid kuulujutte, erinevaid muid jutte, aga see on praegu tegelik olukord. Ei ole mingeid projekteerimisdokumente, ülejäänud osa kohta neid ei ole, nii et ei ole midagi, mida saaks ümber kujundada, nii et need tuleb algusest peale teha.
ja Läti kaotas 18 miljonit eurot, sest see projekt ei olnud valmis, ka Eesti kaotas selle tõttu raha ja Leedu kaotas kõige rohkem. Nemad kaotasid 77 miljonit eurot, nii et me kõik 3 peame selle raha tagasi maksma üheskoos, sest me ei täitnud kokkuleppes sees olnud tingimusi. Ja Euroopa Liit nõuab selle raha tagasi. Seetõttu pole just midagi ehitatud. Mitte sellepärast, et keegi Lätis takistab meelega, vaid lihtsalt asjad on veninud. Selleks peab eraldama rahasid, et planeering ellu viia. Ma olen nõudnud vastuseid 3 oluliseks kuupäevaks. 1. märtsiks pidi Läti ministrite kabinet heaks kiitma lõpliku trassi Lätis. Seda ei tehtud õigeks ajaks. 1. juuliks pidi meil olema eelarves selgus, kui palju raha vaja on. Seda ei tehtud. Ja 1. novembriks pidi meil olema uus tasuvusanalüüs uue projekti põhjal. Need 3 tähtaega on mööda lastud ja see on mõjutanud kogu asja. Ja siin mulle tundub, et valitsus ei ole enda seatud tähtaegi järginud ja just need on 3 olulist hilinemiskohta. Ja mis ma veel tahan rõhutada, see ei ole ainult Läti puhul, vaid ka kõigi teiste puhul, teie puhul. See on nüüd kogu ulatuse originaaldokument, aga Lätis hinnanguliselt 230 miljonit peaks riigieelarvest veel tulema, et seda ellu viia. 250 miljonit, see on sellepärast, et kõik läheb kui kallimaks, ehitus läheb kallimaks. Siin põhineb see olulisel reisijaveo infol, reisijate arvul ja nii edasi. Dokumentides on reisijate arvu väga suurendatud ja on liialdatud selle tasuvusega. Kui meil ei ole ronge õigeks ajaks kohal, siis loomulikult kulud suurenevad, sest ei tule sissetulekut selle taristu kasutamiselt. Nii et kui mingid need arvud muutuvad, siis tuleb kogu seda analüüsi ka muuta. Kõige olulisem, mis ma siin räägin, mida ma öelda tahan, on see, et kõik on tehtav ja Läti valitsus tahab kindlasti seda teha, nii et ei ole mingit sabotaaži, vaid lihtsalt asjad liiguvad aeglaselt, aga siiski nad liiguvad edasi. Rail Baltical ei ole mõtet, kui me ei parenda seda silda üle Daugava, et see on kogu selle trassi kõige kallim koht, kui me seda korda ei tee, siis kogu Rail Baltic on mõttetu. Siin on näha Rail Baltica trass. Praegu lähed ümber hüdroelektrijaama ja siis Leetu. See oleks nüüd loomulik tee edasi Rail Baltica, Via Balticaga, see on väga strateegilises kohas olev sild. Nii et esialgne hind oli 103 miljonit, aga see on ilmselgelt liiga madal. Aga sest tuleb sinnani parendada ka maanteetaristut, kõik maanteed, ristmikud. Originaalne projekt oli selline ja need rahad
oleks pidanud ära kasutama 2026. aasta lõpuks ja see sild oleks pidanud selle aasta lõpuks valmis olema nüüd. Aga nüüd vist on 420 miljonit juba arvatud selle hinnaks, kui me kujundame eraldi sillad autodele ja raudteele kõrvuti. Aga kõige olulisem küsimus on, et maailmas on ainult 5 kraanat, kes suudaksid need metallkomponendid siia kohale tuua. 3 on Hiinas, 1 Jaapanis, 1 Lõuna-Koreas. Nii et just see hüdroelektrijaama juures see ühendus on kõige suurem kulu. Ma küsisin parlamendikomitees ametlikult paar kuud tagasi selle silla kohta ja mulle vastati, et jah, et võimalik, et võib-olla loobutakse sõjalise liikuvuse fondi rahadest ja võib-olla palutakse raha kuskilt mujalt. Ja nüüd veel viimane küsimus on maade kokkuost. Nii et on küll liiga vähe maad kokku ostetud, aga kui ei ole ka seda projektidokumenti, siis ei saa maid hankida, sest maade hankimiseks on vaja ametlikku otsust. Ja et eraldada selleks raha riigieelarvest. Nüüd Averusega on palju koostööd. See on väga realistlik lahendus, tehtav, aga ajalisest vaatenurgast läheks selleks vaja kuskil 6 aastat, nii et see tähtaeg oleks 2030. Ja see tõstaks kulukust 40% võrra. Nii et see on nüüd realistlik ülevaade rahastusest. Poliitiliselt ei mõjuta see teid otse, aga Lätis on suur probleem selle, et me oleme palunud rahastust just eraldi kohtadele aga Euroopa Liit ei andnud selleks raha, nii et me ehitame erinevaid punkte nagu eraldi, mitte nagu ühe tervikuna. Ja see on suur tehniline probleem. Nii et oli 9-kuune plaan silla järgmiseks faasiks, aga sild vahepeal jälle on kuidagi vajunud ja kui seda ehitust ei jätkata, siis ta iga kuuga vajub üha rohkem ja kõik läheb kallimaks ja keerulisemaks ja see on tohutu tehniline probleem. See tähendab, et ekspressrongi ühendus lennujaamaga praegu hilineb selle tõttu. Õigusraamistik. Ma ütlen teile, et kõik 3 parlamenti täna ja see on kõige parlamentaarsem küsimus, mida me praegu saame omavahel jagada. Et meil on täiesti vananenud õigusdokumendid parlamentides ja Abbey Reilis 2017 võeti need vastu kõigis 3 Balti riigis ja seal ratifitseerimisdokumentides öeldi, et sel aastal peaks rong sõitma hakkama. Loomulikult ei hakka, see on esimene probleem. Teiseks, et seal on vananenud trass. Nii et see praegune ehitatav trass ei vasta sellele, mis ratifitseeriti meie parlamentide pool.
siis ühiskokkulepe RB Raili osas seda tuleks muuta, sest see põhineb 2011. aasta analüüsile, kus trass on hoopis teistsugune kui see, mida täna õpetatakse, et seda ehitatakse, sest seda tuleb muuta, et kõik oleks õiguslikult korrektne. Ja ma soovitan, et me kõik 3 tõstataksime selle probleemi ja pööraksime sellele tähelepanu, oma valitsuste tähelepanu. Praegu viiakse Lätis läbi iseseisvat auditit, iseseisvalt kõigist valitsuse analüüsidest, mis peaks valmima 31. maiks 2026 ja peaks ütlema, mida tuleks teha ja mida tuleks rahastada. See, mis meil lõpuks nüüd on hea. Just praegu oleme saatnud parlamendi uue Rail Baltica seaduse, mis on määratlenud paljud asjad, mis siiani oli puudu ja mida me soovitasime, meie uurimiskomisjon saavutas. Me soovitasime, et oleks eraldi seadus, kes määratleks, kes mille eest vastutab, mis tuleb teha, milline on roheline koridor, mis oli suur probleem. Just ehituse suur probleem oli see, et kunagi ei olnud kokku lepitud koridori ja kõigil teeäärsetel kohalikel omavalitsustel oli oma idee ja nad üritasid valitsuselt võib-olla asju välja pressida. See oli üks suur probleem varem. Me peame mõtlema järgmisele eelarvetsüklile kõik 3 riiki. Sest see on meie viimane võimalus rahastamiseks. Keegi meist ei saa sellega valmis 2030. aastaks. Ma ei usu, et me keegi valmis saame. Aga me peaksime keskendama kõik oma jõupingutused, et teha selle läbi koostöö ühise rahastuse taotlemisele, et saada võimalikult suure raha, mis põhineks meie ka julgeoleku küsimustel ja kui kiiresti me saaksime need lahendada. Kuna Soome nüüd liitus NATOga, siis ka nemad tahavad oma transpordi logistikat nüüd mitmekesistada läbi Rail Balticu. Mis me teeme, kui me ei saa raha järgmist rahastust? Mis on plaan B? Meil vist ei olegi plaan B-d. Ja see on üks oluline komponent selles, miks me peame üheskoos läbirääkimisi pidama Euroopa Liiduga. Me peame seda tegema, sest on tohutu konkurents kogu Euroopas projektidele. Me ei ole ainsad. Üks, mida ma palusin Läti pangalt, keskpangalt, neil on tohutu analüüsiosakond, nad viisid läbi analüüsi. Ma küsisin neilt ressursside kohta. Ma küsisin, kas meil on mingisugune kitsaskoht ressursside osas ja nad vastasid mulle, ja see on üks asi, mis kehtib nii meie kui ka Eesti puhul. Liiva, kivi ja graniidi ressursid, et meil tekib puudujääk juba aastal 2028, sest me püüame kõike teha nii lühikese ajaraamistiku juures ja ehitada kõike korraga. Ja just seetõttu satume kõik raskustesse selle analüüsi järgi. Me peame hakkama ehitusmaterjale sisse tooma, mis tõstab hindu ja ei mõjuta ainult Rail Balticut, vaid ka kogu ehitussektorit, mõjutab ka energiasektorit, maanteed ehitust ja muud taristut. Nii et siin on see teine probleem, et kõik ministrid ei ole ühel joonel.
näiteks Keskkonnaministeerium läheb hoopis teises suunas. Näiteks 5 aastat tagasi läks 1,5 aastat, et saada kaevandusluba, nüüd nõuab see juba 5-7 aastat ja samal ajal kaevandused pannakse kinni. Nii et Rail Balticul peaks olema roheline koridor, neile peaks olema ligipääs kõigile kaevandustele. Praegu meie allhankijad ostavad sealt, kus saavad ja Läti allhankijad, isegi Eesti omad, ostavad Leedust, sest seal on kõik odavam ja kättesaadavus on parem. Et see on üks asi, mida me peame veel uurima. Ja et nüüd lõpetada positiivselt, siis Elron, Eesti Elron praegu juba sõidab Riiga. Nii et Elroniga peaks 2029 jõudma Riia lennujaama. Ma loodan, et see vähemalt on hea uudis. Et vähemalt Tartu inimestele, võib-olla Tallinna inimesed ei taha 6,5 tundi sõita Riia lennujaama, aga vähemalt see võimalus tekib. Nii et need on põhipunktid ja on näha ka siin, et rahastus on olemas selle lennujaama ühenduse ehitamiseks, nii et praegu toimub selle ehitus. Nii et vähemalt selle üle on mul hea meel. Aitäh! Aitäh selle ettekande eest, et ma korra veel täpsustan, et sellised võib-olla kõige kriitilisemad kohad ettekandest, et esiteks muidugi, et siiani on 0 kilomeetrit Lätis ehitatud ja ma saan aru, et see põhiprobleem on sellest, et on projekti muudetud, et on otsitud, eks ole, kärpevõimalusi, aga nüüd seoses selle muudetud projektiga siis neid uusi hankeid pole tegelikult siiani välja kuulutatud. Ja seal, kus siis praegu, eks ole, need mingid projekteerimised on juba tehtud, seal, kus siis hakatakse neid hankeid välja kuulutama, siis kas see puudutab seda lõiku nüüd, mis läheb, eks ole, Lätist alla Leedu poole, ehk siis lõuna poole, aga samas see siis ei puuduta seda lõiku, mis puudutab nüüd, eks ole, mis Eestit huvitab, ehk siis just, mis läheb, eks ole, Riiast nii-öelda sinna Eesti poole, et kas see on siis, saab võib-olla need kohad uuesti üle käia, et kas see on see, mis ma õigesti sain aru, nii-öelda võtsin kokku teie ettekandest? Yes, that's correct. Ja said õigesti aru. Tahan öelda, et projekteerimishanked toimuvad praegu nendel lähikuudel. Nii et need käivad, aga tõsi, need puudutavad lõunapoolset osa. Nagu mainisin, siis kõige kriitilisem, ma olen üsna kindel, et kõik saab tehtud. Projekteerimise etapp põhjapoolse osa mõttes ei ole nii suur ja kui me saame kõigepealt esimese etapiga ühele poole ratifitseeritud, saame aru, mida teha, siis on üsna lihtne projekteerida. Väga keeruline piirkond see projekteerimise mõttes ei ole. Nii et ma arvan, et asi on lihtsalt selles, et see tuleb teha ära, see ei ole kallis, seda tuleb teha, see võtab aega. Ja meie hinnangu kohaselt 2 aastat, mida varem välja pakuti, oli liiga lühike aeg, et liiga võimatu on selle aja jooksul kõik tehtud saada. Meie arvates projekteerimisetapp sellele kuulub vähemalt 3-4 aastat, väga palju on juba Leedus ka tehtud projekteerimise mõttes. Suur kitsaskoht varasemalt oli see, et RB Rail hoolitses projekteerimise eest, see oli suur probleem. Nüüd Eestis ja Leedus on projekteerimisprotsess antud riiklikule rakendajale ehk siis Euroopa raudteele, mis on väga hea, sellepärast et nemad suhtlevad otse tarnijaga ja ka ehitajatega, nii et see kiirendab asju ja see saab olema palju
sujuvam. Ma arvan, et see on nii Eestis kui ka Leedus nii, see on muudatus ja see ei peegelda ajaloolisi tahke. Aga 2 aastat vähemalt läheb projekteerimiseks. Projekteerimine võib olla küll ka kiirem, aga see tuleb ära teha. Mainisite põhjapoolset ühendust, tõesti, õigus oli teil, aga sild on kõige olulisem. Kui me isegi kõik muu valmis teeme, on projekteeritud ja saame rahastuslahenduse, siis meil on vaja seda silda 450 miljonit, 0 on seni eraldatud või vabandust, 420 miljonit. Nii et see tuleb korda teha. Kõik muu on enam-vähem minu arvates tehtav, aga minu arvates on see kõige pakilisem koht, sild. Praegu siis see põhiline, mis me nagu saame aru, et isegi kui nii-öelda see disain tehakse selle nii-öelda Eesti poole peale, siis esiteks see kogu see asi võtab aega 2-3 aastat, eks ole, siis kõik hanked, ehitamine ja nagu ma saan aru, et isegi kui nüüd see ehitatakse, et siis me räägime sellest probleemist sillaga, kus siis ei ole neid piisavalt rahastusi. Et meie nagu selline põhiline võib-olla, kust tekib selline arusaamatus või ei teki ka seda kindlustunnet ja tekivad sellised vastuargumendid ja debatid ka siin Riigikogus on see, et ühelt poolt on see, mis sõnumid tulevad siis ametlikult Läti valitsuselt, et ma saan aru ka viimasel peaministrite kohtumisel, et mis toimus Riias, seal olid siis Baltikumi peaministrid, et seal ka kinnitati, et 2030 on kõik valmis, et aga samal ajal, nagu kui ma nüüd teid kuulan, et siis ma saan aru, et need dokumendid ja kogu see materjal, see põhineb siis sel tööl, mis oli uurimiskomisjonis tehtud, et teie väidate, et ikkagi 2030 ja et selleks ajaks seda raudteed ei ole muidugi ka seda osa, mis tuleb Lätis Eesti poole peale, et isegi kui võib-olla midagi jõutakse teha lõuna poole, siis see, mis nüüd puudutab Eesti poolt, et siis selleks ajaks seda ei ole, et ma saan aru, et oli nagu siiani see kokkulepe, mis ei ole tegelikult siiani ka Läti, tähendab, ei ole parlamentides ja Läti, Leedu ega Eesti omas nüüd ratifitseeritud, et 2030 peaks raudtee olema valmis, 2031 peaks sõitma, et tegelikult sellest praegu, et me oleme päris kaugel. Et saate veel öelda korra lihtsalt ka meil nii kuulajatel kui ka komisjonile, et millel võib-olla põhinevad ka kõik need, eks ole, need materjalid, dokumendid, et ma saan aru, et see on see uurimiskomisjonis olev, eks ole, töö. Yes, investigation. Ja uurimiskomisjonil on varasemad andmed ja ta vaatab asju alates 2011. aastast ajalooliselt kõiki neid andmeid. Me oleme ka määratlenud ja selgesõnaliselt välja toonud dokumendis selle, millised olid vead, millised on ka realistlikud ajatähised nii projekteerimise etapis kui ka mujal, aga uuemad andmed, mida ma teile siin näitasid, põhinevad täiendavatel päringutel või teabepäringutel, mis on meie parlamendile saadetud. Meil on selleks ka erikomisjon ja sel erikomisjon on mitu korda palunud nendele küsimusele vastuseid, millest ka rääkisin täna siin. 50% nendest küsimustest on saanud vastused ja 50% on veel vastamata ja lisateave on pärit ka avalikest teadaannetest. Meie ametiisikud on need teadaanded loonud ja ka teised kohtumised, näiteks eelarvega seotud kohtumised, kus samuti eelarvekomisjon palus transpordiministeeriumilt sisendit Rail Balticu mõttes, nii et need on kõik ametlikud andmed. Jah, teil on õigus riskide kohta rääkides, kui toimub ime või juhtub ime ja me saame rahastuse, annab asju kiirendada märkimisväärselt ja ehituse vaates on võimalik asju üsna kiiresti teha. Aga sellegipoolest 2030 minu arvates on ebarealistlik.
võib-olla, kui saame kohe sel kuul asjad korda tehtud, kui saame rahastuse. Aga teie samuti ei lõpeta. Ma ei usu, vastavalt sellele, mida ma olen Lätis kuulnud ja kuulnud ka Eesti ja Leedu poolest, siis pole tehniliselt võimalik täielikult see trass valmis ehitada. Väga tore, kui Pärnu ja Tallinna vaheline liin saab käiku antud, väga kena. Teil on ka projekteeritud kuni riigipiirini välja ja asi pole lihtsalt selles, et tuleb rööpmed paika saada, on vaja ka signalisatsioonisüsteemi elektrifitseerida ja see ei ole lihtne ülesanne. Nii et jah, võib-olla rööpad saavad paika, aga et asjad hakkaksid nendel veerema, on vaja täiendavaid asju, mis pole veel paigas. Et ma kohe annan ka Mariole võimaluse küsida, et ma veel täpsustan siinkohal, et lihtsalt kas me saame siit järeldada, et mingil määral, et kui need ametlikud kohtumised arusaadav, et seal aga, et tegelikult Lätist ei tule või nendel eriti nendel ametlikel visiitidel ei tule tegelikult sellist ausat kommunikatsiooni ja ausat vastust tegelikest nendest seisudest, et meil on hea, et meil on selline parlamentide vaheline koostöö, et selle üle ma olen väga rõõmus, et vähemalt me saame ise seda võib-olla siseinfot, aga kas praegu me võime näha, et ei tule tegelikult sellist ausat kommunikatsiooni ja asjade tegelikku sellist kuidas öelda, et ei aktsepteerita seda tegelikku olukorda, mis praegu selle Rail Balticu projekti puhul on. Ma arvan, et me tahame alati ja valitsused tahavad alati, et asjad näeksid paremini välja, kui nad tegelikult on. Ja siinkohal tuleb meil ka Euroopa Liiduga koos tantsida, et saada rahastus ja heaks kiidud kätte. Ma arvan, et me peaksime olema rohkem avatud. Mina räägin teile siinkohal nendest andmetest, mis mul on, ma ei liialda millegagi. Ma vaatan realistlikult arvandmeid. Ma arvan, et 2030 on ebarealistik, aga üsna realistik on, et 2034. või 2035. aastaks, kui kõik on olemas, saab küll. Me peame seda arvestama, peame olema avatud, töötama koos, sellepärast, et kui keegi jääb maha, siis on kogu projekt ohus. Mario Kadastik, palun. Ja üks küsimus oleks ettekandjale seal, kus on need ümber disainitud raudteelõigud, kus on leitud siis seda kokkuhoidu ja üheks nendeks elementidest oli see, et minna ühe liibribaari teed, et kas nende puhul disain valmistab ette ikkagi muldkeha kahele, ehk siis rööpapaari ei ehitata välja, aga see aluspõhi tehakse ühe asemel kahe jaoks endiselt, sest see tuleviku võimaliku kahe peale viimisel teeb suure hinnavahe. See on see ka, mida Eestis kokkuhoiumeetmena tehakse. Ja teine võib-olla on see, et ma annaksid üle laua siis kommenteerida seda 2030 Eesti realistlikkust just arvestades signalisatsiooni ja muid aspekte. Aitäh. You're right. Ja teil on õigus. Ja selle otsuse langetasid 3 Balti riiki, ehk see muldkeha on 2 rööpapaari jaoks. Ja ma tahaksin siinkohal öelda, et need muldkehad lõpuks lahenevad ja me nendeta ei saa, aga Hispaania näide, kus tehti sama asja. Ja Hispaania näide näitab seda, et 40–60% on kallim niimoodi lõpuks teha, aga kui rahastust pole, siis ei anna selles osas midagi ette võtta. Aga see maksma läheb ja selleks, et teise etappi jõuda, puudutab ka see tulevasi projekte ja seda me oleme ka oma uurimiskomisjonis avastanud. Nii et see on oluline. Veel üks valdkond,
ma olen Eestit alati näinud kui suurepäraselt ehitavat riiki, et kilomeetri hind on niivõrd odav Eestil tulnud. Ma olen rääkinud ka inseneridega Rail Balticu projektis Lätis, kes on sellega seotud, ja meil ei ole võimalik eestlasi ja lätlasi selles mõtles võrrelda, ja te peaksite väga hoolikalt vaatama oma teavet, et teie ehitusload ei kata täielikult kõike, nii et meil on ehitusluba, mis katab kõike. See tähendab seda, et sillad, samuti teeühendused või teega lõikumised, samuti need kattumised või ristumiskohad, aga Eestis on vaja eraldi ehituslubasid, nii et küsimus on selles, mis selles konkreetses ehitusloas on. Lätis pannakse ühe ehitusloa alla liiga palju, nii et need arvud kõiguvad väga, et ei ole võimalik öelda, et teil läheb hästi, see teil kehvasti selles mõttes. Minu arvates on teie maksumuskilomeetri kohta ebaloomulikult madal, see ei peaks olema niivõrd väike, mina vähemalt tean, et see ei saa niivõrd väike olla, nii et selles mõttes peaks olema rahaliste vahendite eraldamise vallas väga ettevaatlik. Lätis me võib-olla paneme liiga suure hinnasildi näiteks selle kilomeetri kohta külge, aga me peaksime olema realistid. Kommenteerida, et Marek Kadastik oli küsimus 2030 reaalsus meie, eks ole, meie vaatepunktis ja võib-olla saab ka selle rongide hanke kohta ka, et ma saan aru, et nüüd jaanuaris on see hankeplaan ka. Jah, kommenteerin siis omalt poolt 2030 teostatavust. Kahtlemata riskid, väljakutsed on olemas, jätkuvalt tehtav, rõhutan tehniliselt tehtav. Lõigud, see tähendab siis, nii nagu siin ka kõlas Tallinn-Pärnu, Pärnu riigipiir, on loomulikult erinevas valmidusastmes. Me kõik teame, et Lõuna-Pärnumaa siis riigi eriplaneering uuendati, mistõttu seal on ka kogu see nii-öelda ehitamiseks järele jäänud ajaaken tükk maad kompresseeritum, kui ta on näiteks Tallinna ja Pärnu vahel, aga see on jätkuvalt tehtav oma riskidega. Mis puudutab nüüd, kommenteerin kohe ka siis enda poolt seda kilomeetri maksumust, siis see, mismoodi paketeeritakse ehituslubasid või väljastatakse ehituslubasid, ei mõjuta kilomeetri maksumust, mõjutab see, kuidas on hanked korraldatud ja millisel moel seda ehitusturgu on siis parasjagu kaasatud, ehk siis kas me nii-öelda oleme saanud parima sealt konkurentsiolukorrast või me oleme kuidagi seotud siis ühe suure ehitajaga, nii nagu seda siis vastavalt Eesti või Läti on selle lähenemise valinud. Eesti kilomeetri hinna paikapidavust kinnitab ka Leedu kilomeetri hind, mis tegelikult on võrreldavas suurusjärgus. Ja kui nüüd tohib korra veel neid tehnilisi eeldusi üle käia, siis kõigil meil, see tähendab Eesti, Läti, Leedu, arusaadavalt selleks, et ehitada, on vaja maid, on vaja projekti, on vaja ehitusluba, on vaja ehitajat. Ja kõik on selle nimel ka aastaid tööd teinud, mõned kiiremini, ja need eeldused Eestis täna on valdavalt täidetud, välja arvatud see Lõuna-Pärnumaa, kus eelkirjeldatud põhjustel tuleb seda projekteerimise tööd ka veel teha. Nüüd, mis on erinevus siis Eesti ja Läti vahel, on see, et Läti teatavasti on hankinud omal ühe ehitaja kogu põhitrassile. Ja nüüd need projekti muudatused, mida ka siis ka härra Kulbergs on kirjeldanud, tegelikult ei eelda uut hanget, vaid eeldavad siis sellele samale ehitajale selle nii-öelda lähteülesande täpsustamist. See, kas nüüd valitakse see tee või valitakse mingi muu tee, seda minul on raske kommenteerida, aga lihtsalt fakti täpsuse huvides see ei tingi ilmtingimata uue ehitaja valimise vajadust.
Võib-olla saaks ka Kliimaministeeriumi poolt ka nagu vaadet ja nüüd arvestades ikkagi neid riske, et kui tõesti, et Lätis need asjad niimoodi venivad, et kas on nagu vaadatud kuidagi teistmoodi neid riske analüüsitud, sest ma mäletan, kui me siin aasta tagasi kohtusime, et siis veel võib-olla neid riske niiviisi veel ei analüüsitud, nüüd on aasta möödunud, et võib-olla on kuidagi mingid uued vaated. Aitäh, ma võib-olla kõige alustaks klaariks ikkagi selle ministri osaluse ka ära, et kui vaadata kutset, siis kutse saadeti 13. jaanuaril palvega kas ministril või Kliimaministeeriumi esindajal osaleda. Kinnitasin, või tähendab, meie ministri sekretär kinnitas, et mina osalen ja 15. tuli uuesti palve, et kindlasti ministril osaleda, aga selleks hetkeks juba ministri kalender oli täis ja saadeti ka vastus, et minister ei osale, nii et siinkohal hästi oluline ikkagi faktiliselt korrektne olla. Minister on kinnitanud, et ta ei saa osaleda, aga ta ei olnud ka nii-öelda algselt oli vähemalt keegi ministeeriumist siia tuleks. Nüüd, kui ma vaatan Läti olukorda võrreldes Eestiga, võib-olla väga palju sarnaseid väljakutseid, kui me võtame teemade kaupa, mis siin käis, et projekteerimine, siis ka tegelikult Eestis lõikude kaupa käib projekteerimine, ka siiamaani. Meil näiteks ei ole Muuga-Lagedi või siis Soodevahe-Muuga lõik projekteeritud lõpuni, projekteerimine käib, samamoodi Pärnu-Ikla lõik käib jätkuvalt projekteerimine, nii et see on täiesti tavapärane, et juppide kaupa, lõikude kaupa, kogu trass on kõigis 3 riigis nii-öelda erinevates osades ja nad on erinevates etappides, nii et see, et Riiast Eesti poole ei ole veel täistehniline disain lõpetatud, küll on nii-öelda siis projekteerimine tehtud, ei tähenda seda, et me saaksime spekuleerida, et sinna jääb 15-20, ei ole, et Rail Baltica ikkagi on 14-35 kogu Baltikumi üleselt ja 15-20 ei ole nii-öelda olemasoleva raudtee laiuse jätmine, nimetame seda Rail Balticaks ei ole kindlasti päevakorras. Nüüd rahastuse poole pealt, ka siin on erinevaid võimalusi, mida ka välja toodi, et lisaks siis sellele CEF-ile, Connecting Europe Facility võimalusele, on olemas military mobiilsuse rahastus, mida on Eesti kasutanud, on Leedus kasutatud, nagu oli välja toodud esineja poolt, et ka Lätile on kõiki neid variante tutvustatud ja ka terminalide poole peal Läti ju tegelikult kasutas cohesion rahastust, siis nii-öelda riigi enda rahastust, nii et Läti on ka teinud esimese samme rahastuse muutmises analoogselt Eestile ja Leedule, nii et ka selles osas, ja nagu esineja ütles, et kui rahastus saab paika, siis ka tegelikult tähtaeg 2030 väga-väga nii-öelda kompresseeritud ja kiiresti ehitades, aga ei ole isegi võib-olla ebarealistlik, et küsimus on rahastuses. Ja ka Eesti osas me oleme öelnud, et jah, 28 edasi rahastuses on suurusjärgus miljardi osas nii-öelda täna ei ole rahastust ette nähtud, aga me teame, et Euroopa Komisjon suvel avalikustas uue eelarveperioodi, kus on ainuüksi seesama Connecting Europe Facility meedet, maht on suurendatud 2 korda, et sinna on üle-euroopalistele projektidele ette nähtud 51 miljardit, senise 26 miljardi nii-öelda eelarvevahendite võrdluses ja Rail Baltic on üks oluline kriitiline projekt selle ettepaneku nii-öelda lisas, mis ka nüüd detsembris ministrite poolt sai kinnitatud. Seega kõik 3 Balti riiki ja mitte ainult Balti riigid, vaid Euroopa töötab selle nimel, et rahastus tagada sellistele suurtele piiriülestele projektidele. Võib-olla oluline on lihtsalt ära mainida Eesti vaatest 2030 Anvar nagu tehnilise poole mainis ära, väga oluline aspekt on rahastus selle aasta riigieelarves on ette nähtud 435 miljonit eurot Rail Baltica ehitamiseks ja valitsus on öelnud, et diskussioon võimaliku lisaeelarve ettepaneku osas on ka laual, kui on vaja täiendavaid vahendeid, et ehitustempot hoida. Ja järgmisel aastal näiteks 500 miljonit on riigieelarvega ette nähtud Rail Baltica ehituseks, nii et rahastus on Eesti osas tagatud. Nüüd materjalide osas, mis ka kriitilise poole pealt läbi käis, tooks välja seda, et Eestis on põhitrass 100 kilomeetri osas, kus enim, ütleme, kruusa, killustiku, liiva läheb väga suures osas, põhitrassi osa, meil see muldkeha on juba kas valmisjärgus, ka teedesse läheb sellel aastal circa 280 miljonit eurot hanked,
2+2 teede ehituseks nii Pärnu maantee kui ka Tartu maantee osas enamus on tehtud ja seal ei ole erinevusi ei hinna osas, prognoositud hinna osas ega ka indikatsioone, et materjal ei jätkuks, nii et me ei saa Eesti osas kindlasti öelda seda, et materjalid võiksid saada takistuseks nii hinna osas kui ka kättesaadavuse osas. Ehitajad on lepingutesse läinud, hinnad on välja käidud, nii et ka seda riski Eesti osas ei näe. Ja võib-olla viimase poole ma käiks üle suuremad asjaolud elektrifitseerimine. Eelmine aasta sai sõlmitud Rail Baltic RB Raili vaatest siis elektrifitseerimise leping, mis katab kogu 3 Balti riiki. See leping on sõlmitud tähtaega 2030 välja ehitada ja signalisatsioonisüsteemi hange või siis hankeleping, tegelikult läbirääkimised ja tehnilised ettevalmistused on juba mitu aastat hooga käinud. Et selle lepingu peaks sõlmima selle aasta suvel, et siis on tähtaeg 2030 nii-öelda selles ajaraamis vähemalt see on nii-öelda kinnitatud pool. Ja rongide hange on tõesti viimases ettevalmistusfaasis, et Eesti vaatest oleksime soovinud eelmise aasta lõpus selle hankega välja minna, aga me oleme just Läti ja Leedu kolleege siin viimastel kuudel väga intensiivselt kaasanud, et see hange läheks välja 3 Balti riigi ühishankena ja et kõik operaatorid oleks tehniliste tingimustega päri ja võimalik neid ühesuguseid ronge osta. Ja viimase kriitilise asjana, mis siin läbi käis, juriidilised riskid, et võib-olla välja tuua, me lähtume täna Euroopa Komisjoni siis rakendusotsusest, mis ütleb, et Rail Baltic saab valmis 2030, seal on ka erinevad tähtajad ja näiteks Läti parlament andis eelmine aasta sellele heakskiidu 2030 tähtaega selline rakendusotsus siis, et parlamendid on vastavaid otsuseid teinud lähtuvalt ka Euroopa poolsest ettepanekust, nii et ka siis võib-olla parlamendid ei pidanud seda juriidiliselt nii suureks mureks, et 3 Balti ühis ratifitseeritud lepingusse tähtaeg oli 2026, mis jah, tõsi, praegu ei ole ilmselgelt teostatav, vaid 2030 on siis uus termin. Nii et kokkuvõttes loomulikult erinevad nii suurte projektide puhul on väga palju erinevaid riske, mille manageerimisega kõik riigid koos Euroopa Komisjoni ja siis elluviijatega igapäevaselt tegelevad, et kirjeldatud murekohad on ka Eestis igapäevaselt sisuliselt laual, mille edukas manageerimine tähendabki seda, et 2030 on see projekt tehtav ja me lähtume nii-öelda vastava riigi ministrite ja peaministrite kinnitustes ka oma plaanide tegemisel, et see on see kõige usaldusväärsem info, millest me lähtume. Aitäh! Ja ma korra võib-olla küsiks kiiresti nende rongide kohta, et ma mäletan eelmine kord oli arutlusel, et kui tehakse nii-öelda hange, et siis et olid mõeldud ka sellised regionaalrongid, kes hakkavad ainult Eesti-siseselt käima, aga eks ole mitte nii-öelda need kiirrongid Rail Balticu jaoks, et nüüd ma saan aru, et kas selle plaaniga siis veel minnakse edasi, ei minda, mis seisus see hange on ja siis, et ma saan aru, et nüüd see, mida praegu ette valmistatakse koostöös 3 Balti riigiga, et see siis ikkagi puudutab ikkagi kiirronge. Võib-olla tehnilistest tingimust on kõige lihtsam rääkida, et tegemist on rongidega, mille maksimaalne kiirus on 200 kilomeetrit tunnis. Nad on ette nähtud kuni 4-tunnise reisi jaoks, niisugune optimaalne vahemik, ehk et eelkõige on nad ikkagi mõeldud Eesti-sisese regionaalse liikluse teenindamiseks, aga nendega on võimalik teenindada kuni Riiani ja väga vajadusel ka ütleme siis Kaunaseni, et nad on opereeritavad üle Baltikumi kõikides osades, aga jah, nad ei ole need kõige võib-olla siis kiirrongid Rail Balticu mõttes, mis 250 kilomeetrit tunnis sõidaksid. Ja, et võib-olla veel kord, et mul oli korra see küsimus ikkagi sellest riskide analüüsist ja nagu võimalusest, et ikkagi 2030, et ei saa valmis. Et praegu, kui ma kuulan tegelikult täna teid, et ma juba natukene juba tunnetan seda, et võib-olla natukene teistmoodi on ka see retoorika muutunud, et näete, et näiteks Lõuna-Eesti pool, et läheb kiireks,
noh, ei ole nii lihtne 2030 valmis saada, et ikkagi nüüd see analüüs selles osas, et kas seda on ikkagi Kliimaministeeriumis võib-olla eraldi käsitletud, et võib-olla kuidagi mõeldud, et nüüd, kui meie jällegi omalt poolt teeme kõik ilusti ära, isegi suudame kõik tähtajas püsida, aga mis puudutab Lätit, et sealt siis tõesti ei tule, sealt poolt ei ole seda valmis aastaks 2030 või 2031 ja sealt võib-olla veel see venib, et kas siis on juba mõeldud mingitele veel lahendusteni, lisaks sellele, et meil siis käivad need regionaalrongid ja teenindavad nagu Eestit. Võib-olla on juba nagu midagi laiemalt ka mõeldud lisaks. Võib-olla kõige olulisem on eelarve ja rahastuse risk, et jah, ka eelmine kord siin komisjonis jäi kõlama, et justkui kõik 3 Balti riiki, aga täna oli mainimine selles, et kõik riigid peavad ühiselt kandma seda finantsvastutust, siis tegelikult see nii ei ole, et jah, küll rahastus on üks projekti peale, seda rahastust haldabki ühisettevõte, aga riikide vahel kui ka kõikide osaliste vahel on sõlmitud leping, mis ütleb, et iga riik ikkagi vastutab ise ja nüüd, kui ka me teame, et ka eelmisest perioodist teatud osas vahendeid ei kasutatud ära, sest et rahastust antakse teatud eesmärkide saavutamiseks ja kui need eesmärke ei saavutata, kas või need samad projekteerimised, neid ei viidud kõikides ulatuses lõpuni, siis tehakse teatud mahaarvamised, aga see käib ikkagi iga riigi enda tegemata tegevuste vastu siis. Ühesõnaga, Eestit ei ähvarda risk, kui Lätis või Leedus või ka tegelikult ju Poola on osa Rail Balticust, et kui nendes riikides mingid tegevused jäävad tegemata. Ma arvan, et see on see kõige suurem nagu riskikoht, mida me oleme hinnanud ja me seal ei näe probleemi. Et millest ei näe probleemi? Ei näe probleemi, kui jääb Lätis ehitamata. Selles ei näe probleemi, kui Lätilt kas ei tehta täies ulatuses rahastuse väljamakseid, sest et kogu Rail Balticut ehitatakse mitme Euroopa Liidu eelarveperioodi osas, nii eelmine käimasolev kui ka järgmine. Ehk et selles osas, kui tehakse mingeid finantsilisi tagasiarvestusi, siis Eesti ei pea hüvitama neid kulusid, et see oli ka täna üks nii-öelda ohukoht, mis oli välja toodud, aga seda riski ei ole. Jah, et ma saan aru, et kommentaar. Yes, this was something we looked into. Jah, see on midagi, mida me vaatasime meie uurimiskomisjonis. See oli huvitav punkt. Keegi ei hinnanud neid riske varem. Ei olnud läbi viidud mingit riskianalüüsi ja see näitas, et meil on kollektiivne vastutus, aga lõppude lõpuks keegi pole öelnud, mida see tähendab. Kas see tähendab, et me vastutame ühiselt ainult iga osa eest või et kes on süüdi, see maksab, et see jäi ebaselgeks. Et nüüd, kui me läheneme tähtaegadele, siis need riskid võivad realiseeruda, aga seda siiani ei ole seda kunagi juhtunud, meil ei ole teistest riikidest võtta eeskuju. Te mainisite, et elektrifitseerimine peaks valmis olema aastaks 2030, aga seda saab läbi viia ainult siis, kui on juba rööpad maas. Rööpad, mida elektrifitseerida, kui rööpaid ei ole maas, siis ka elektrifitseerimine venib, sest sa ei saa midagi elektrifitseerida, millest sisse ei saa elektrit panna. Nii et need 2 asja peavad paralleelselt toimima. Ja regionaalsed rongid, ma lugesin ka avalikust infost, et Eesti on edasi lükanud piirkondlike jaamade ehitamist, et kõik neid ei ehitata valmis esimese faasi jooksul, ma ei tea, kas on õige, aga ka Lätis on see üks aspekt, mis ilmselt jääb teise faasi, just need regionaalsed
regionaalsed rongijaamade probleemid. Osas, et see oli üleval see küsimus ka eelmisel komisjoni istungil ja sealt tuli ka see Riigikontrollilt kinnitus ja tuli veel ka, seda saab ka eraldi, et see oli ka meedias, et tegelikult olid ka advokaadid, õiguseksperdid teinud analüüsi, et õigusanalüüsi nende lepingute kohta ja et sealt ikkagi on teatud tingimused, kus on võimalik see, eks ole, vastutus ja see trahvimakse, et ikkagi need riskid on, aga mul oli pigem selline küsimus, et laiemalt ja nagu ma saan aru, et ikkagi jätkuvalt seda võib-olla laiemat riskianalüüsi ei tehta, lähtutakse sellest, et 2030 on kõik valmis, aga võib-olla siis selline küsimus, et mitu kilomeetrit on siis praegu Eestis Rail Balticut ehitatud valmis? Eestis praegu aktiivses ehitusfaasis on pisut üle 100 kilomeetri Rail Baltica põhitrassi. Valmis sellest ei ole ühtegi kilomeetrit ja ei peagi praegu olema, kuivõrd neid võetakse lõikude kaupa kasutusele. Ehk siis teisisõnu, 1 kilomeeter, 1 kilomeetrit raudteed pole mõtet valmis ehitada, korraga võetakse kasutusele lõikude kaupa, näiteks Tallinn-Pärnu, mis on 140 kilomeetrit. Ja, palun. Just wanted to ask, Ma tahtsin küsida, et te ütlete, et 100 kilomeetrit on ehitamisel. Kas see tähendab, et juba muldkeha on valmis? Kas nende 100 hulgas on juba, kas see lihtsalt pinnas on ette valmistatud või on muldkeha valmis ja mis teie hinnangul tähendab see, et jah, see on nüüd valmis ehitatud. Kas see tähendab, et ainult muldkeha on valmis, selle peale on ka rööpad, füüsilised rööpad, kas ja ka mingid raudteesillad või midagi ristmikud, et mis teie jaoks tähendab see, et midagi on valmis? Ma tahan lihtsalt teada, mis see tähendab. 100 kilomeetrit ehitusest tähendab seda, et alusehitus, raudteealusehituse tööd, kõige sinna juurde kuuluvaga, ökoduktid, ristumised, tehnovõrgud, töö käib ja see on siis sellisel viisil, et väljakaeve, tagasitäide juba kõikidel nendel kilomeetritel. On üksikuid objekte, näiteks keeruliste pinnastega objektid, kus tuleb rajada sildasid, mingisuguseid muid erilahendusi, siis arusaadavalt need kohad võtavad kauem aega kui tavaline muldkeha rajamine. Aga jah, see on siis aktiivne ehitus kogu selle 100 kilomeetril. Ma saan aru, et tegelikult selle vastuse järgi praegu on 0 kilomeetrit tegelikult nii-öelda ehitatud valmis. Et ma annan järjest sõna nüüd, meil on küsimuste järjekord, Anti Poolamets. Ja, palun. Aitäh, härra Kulbergsi ettekandest jäi silma, et raudtee subsideerimine võib Lätis hakata võtma umbkaudu 250 miljonit eurot aastas, nagu ma aru sain. Et see on märkimisväärne summa ja see käib ju ainult Läti lõigu kohta. Ehk siis Eestis võib olla midagi samaväärset ja Leedus omakorda midagi sarnast. Ehk siis kui Läti poliitikud nüüd vaatavad murelikult sellele, mis juhtub pärast valmimist, siis kas nende arvates siis see 250 miljonit subsideerimist aastas ei ole mitte liiga palju ja jahutab nende entusiasmi ja asjaga edasi tegeleda, sest see võib võtta raha ära muudelt raudteedelt, mille jaoks on niigi ressurssi vähe ja kas see esmane ennustus ikkagi, et subsideerimine peaks olema palju väiksem, et see on nagu jällegi prognoosi mõttes olnud selline, mis ei pea paika. See on oluline küsimus, väga oluline küsimus.
sest Balti riigid on varem väga mitu aastat meil ei ole olnud raudtee subsideeritud, aga kõigis teistes Euroopa riikides subsideeritakse raudteed. Meie oleme siiani harjunud sellegagi, et me võtame lihtsalt riigilt raha vastu dividendideta. Ja see nüüd toob kaasa küsimuse, et see tekitab lisaküsimuse ja lisavõlakoormuse, et kui Lätis ei saa enam vältida subsideerimist ja hiljem see jõuab ka sadamateni, sest transiit niikuinii poliitilise olukorra tõttu kannatab. Nii et kust me saame raha, et kõiki neid taristuid üleval hoida? See raha hulk, mida te just mainisite, põhineb täielikult probleemil, kui kallis on ehitada seda taristut. Mida kallim on ehitada, seda rohkem läheb riigi ressursse selle ülalhoidmiseks. Seda probleemi võimalik ületada, aga ma olen teada saanud, et varem eelmistes tasuvusanalüüsides võeti aluseks, et 80% on kaubaveod ja 20% on reisijaveod. Nüüd on olukord täiesti pea peale pööratud, 80% reisijad ja ülejäänud kaubaveod. Kauba ja reisijate veo vahekord annab teile 50 miljonit kilomeetri kohta ja reisijate vedu on palju kallim. Nii et ükskõik kui palju reisijaid raudteel sõidab, te ei saa neilt nii palju raha võtta pileti eest, et katta raudtee kulusid. Nii et igas Euroopa riigis subsideeritakse reisijate vedu, ükski riik ei teeni selle pealt. Nii et see on üks asi, mida te peate mõistma. Jah, subsiidiume on vaja. Et ka võib-olla ministeerium on arutanud seda, et palju peaks olema selline iga-aastane subsideerimine, et kas selle kohta on ka arvutusi? Võib-olla oluline kõigepealt ära täpsustada, et ehitushind ehk siis hilisem käigushoidmise kulu, et amortisatsiooni ei arvestata kasutustasu sisse, et see hinna kui kallilt ehitad, seda hiljem sa ei kanna üle kasutajatele. Eestis on kogukulu on 50 miljonit eurot suurusjärgus arvestatud, millest siis dotatsioon suurusjärgus 15-20 miljonit. Et see on see vahemik, mida oleme ka eelnevalt välja öelnud, ehk siis see sõltubki, kui palju on reisijate kaubavedu selle peal. Mis puudutab kaubavee mahtu, siis võib-olla oluline siin ära öelda, et kogu Baltikumi peale on arvestatud täna 10 miljonit tonni kaubamahtu, millest siis Eestis 3 miljonit. Ja see on näiteks 2/3 täna Tallinn-Pärnu maanteel sõitvatest veoautodest, see maht, mis on olemasolev juba täna liigutatakse mööda maanteed. Ehk et me ei räägi mingist täiendavast kaubamahust, me ei räägi täiendavatest kaubakoridoridest, see on olemasolevast kaubamahust 2/3. Ehk et me ei räägi väga utoopilistest kaubakogustest, mis on planeeritud Rail Balticule. Ja, palun. Te peate mõistma, et kannibalisatsioon toimub Rail Baltica ja riigi raudteede vahel, nii et te peate seda arvesse võtma. Samuti regionaalsed jaamad võtavad ära bussitranspordilt. Nii et need kõik tuleb omavahel kuidagi ühendusse viia, nii et see on kombinatsioon ja konkurss erinevate taristute vahel. Me peame mõistma ka seda, milline on demograafia, mis juhtub Balti rahvastikuga, see ei liigu õiges suunas. Me peame olema ettevaatlikud, kuidas me üldiselt taristuga toimime. See tuleb kõik ühildada, mitte laiali lammutada. Sorry, just to mention. Ja ma mainin veel, et analüüs taristu kasutamise kohta
tehti kõigi 3 riigi kohta, nii et andmed on olemas ka Eesti kohta. Me edastasime need eraldi komisjoni istungil. Ma olen neid kunagi sirvinud, neid samu prognoose, aga mida väidavad ka nii-öelda maanteetranspordi korraldajad, et Euroopas ei ole just palju edulugusid, isegi teatud soodustuste pakkumisel, et see paindlik autotransport koliks raudteele, et seda ei saa käsukorras teha. Ehk siis edulugusid on väga vähe kuulda või ei ole peaaegu üldse. Ja pealegi konkureeritakse kõigil 3 liinil ju nende samade väheste reisijate ja kaupade pärast. Aga ma tahaksin küsida veel ühe asja, mis mulle kõrva jäi ministeeriumi esindaja jutust. Nimelt see, et te märkisite nende rongide tellimise juures, et nad on tublid sellise siseliikluse tagajad, saavad hakkama ka Riiani, ja heal juhul ka Kaunaseni. Aga see on kuidagi ka väga tagasihoidlik sõnum, sest algselt oli meil ikkagi filosoofia, et need rongid tormavad Poola piirini ja sealt edasi. Või olen ma millestki varasti aru saanud, et need rongid väsivad Riias ära, siis vahetatakse järgmise vastu ja läheb mingi teine rong. Et seda võib ju täna ka teha, et me paneme ju kenasti Tartust ja juba Tallinnast Riiga, et miks siis üldse kiirraudteed vaja, kui nad väsivad Riias ära, rongi koosseisud. Aitäh, hea täpsustav küsimus. Regionaalse liikluse, nagu tänase Elroni puhul, tagab alati riik. See on ka olnud algusest peale lähtekoht ja selleks ostab ka riik rongid regionaalse liikluse tagamiseks. Kiirraudteeühendus, me näeme eelkõige, et see tuleb kommertsalustel. Mõni tänane olemasoleva turul olemasolev vedaja pakub seda teenust Balti riikide ühendamiseks. Ehk et need rongid, mida riik ostab, on mõeldud ka kõikide regionaalsete peatuste teenindamiseks Eestis. Kiirrongid, mille siis tuleb olemasolev turuoperaator, kasutab, ta peatub piltlikult öeldes Tallinnas, võib-olla Pärnus, Riias ja siis sealt edasi on ainult suuremates ja ka kiirused on siis 250 km tunnis. Et see on ka kogu aeg see kontseptsioon olnud. Kas neil on eraldi hange siis plaanitud nendele kiirrongidele, mis... Kiirrongiühendust on võimalik läbi hanke, teenuse osutamise hanke, mitte et ostab riik rongid, vaid et ta tellib sellise teenuse näiteks või tuleb kommertsalustel, et see on valikute koht. Aga ma saan aru, et see peaks ka olema 3 Balti riigi koostöös, eks ole? Võib olla koostöös, võib ka igaüks eraldi tellida, et see on täitsa valikute koht. Võib-olla veel kord ka selle rahastamise osas, et te rääkisite, et palju on nüüd see järgmine aasta eelarves eraldatud, kuigi järgmise, et kui me vaatame, eks ole, ka Riigikontroll on välja toonud, et just selle rahalise puudujäägi, et praegu me räägime 1,7 miljardist, millest siis 1,2 miljardit, saan aru, et loodetakse ikkagi saada Euroopa rahastusest ja siis nii-öelda 500 siis tuleb Eesti oma, eks ole, rahastust lisaks. Et kas siis see plaan on jätkuvalt paigas ja kas siis on tõesti nagu lootust, et see ka niimoodi paika peab? Täna ei ole ühtegi indikatsiooni, et ei peaks pidama, nagu ka Euroopa Komisjon oma eelarve ettepanekus välja tõi, siis piiriüleste ühenduste arendamiseks 2-kordne eelarve maht, 51 miljardit Euroopa peale, kui täna oli see 26 miljardit ja selle suurusjärgus 1,2 miljardit Eesti on tänaseks ka Euroopast saanud. Lisaks võib-olla täiendav element, riiklikud prioriteedid tuleb ka taristu osas panna selleks, et välja arendada Euroopa transpordikoridorid. Võib-olla see on ka üks osa ka Lätile abiks, et kui tehakse riikliku rahastamise plaane, siis mingi fookus peab minema või täiendav fookus peab minema ka Rail Balticu arendamisele riigi rahastust. Täna on väga palju Läti sellest CEF-i meetmest rahastanud. Ehk et Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni ettepanek järgmise perioodi rahastuseks annab kindlust, et planeeritud summa tuleb. Ja lisaks veel on 2 aastat aega minna, võib-olla ka nendest projektidest, kus täna ei ole ära kasutatud sellest Euroopa Liidu eelarveperioodist,
tuleb täiendavaid voore rahastust taodelda, seda on võimalik kõik 3 Balti riiki saavad teha. Ja veel kord selle Eesti rahastuse puhul, et praegu ma saan aru, on ette nähtud, et ma ei tea, kes oskab paremini sellest rääkida, see 500 miljonit Kliimaministeerium. 500 miljonit järgmiseks aastaks on eelarves Rail Balticu ehituseks ette nähtud. Ja kas te muidu oskate öelda, palju siis lõpuks eelmisel aastal läks, siis et meil olid siin tükk maad vaidlusi, mis siis see number oli, et kas teil tänaseks on see ka number, palju siis eelmisel aastal siis kulus Rail Balticule? Kuna me majandusaastat võtame alles kokku, siis mul euro täpsusega seda ei ole, aga investeeringute eelarvest, mis on siis valdav enamus, mida Rail Baltic Estonia siis RB ehitamiseks investeerib, valdava enamuse oleme ka ära investeerinud. Aga jah, nagu öeldud, et siis RB peab oma majandusaasta kokku võtma ja seal on ka siis veel RB kulusid Kliimaministeeriumil ja kaasnevatel riigiasutustel. Aga oleme järgmine kord targemad juba euro täpsusega. Priit Sibul. Aitäh. Kui ma õigesti mäletan, siis kui seda ideed üldse arendama hakati ja mõtlema, et siis oli see üks lähenemine ja arusaam see, et see infra peaks kuuluma ka ühele ettevõttele, eks ju. Ma saan aru, et lõpuks ei jõutud sinnamaani, et igal riigile nii-öelda kuulub oma jupp oma riigi ettevõttele siis. Nüüd ma saan aru, et rongidega on sama, et tegelikult me räägime Rail Balticust, aga need rongid, mille hankest me praegu rääkisime, on mõeldud Tallinn-Pärnu või Tallinn-Uulu vahele. Et kui see raudtee peaks kunagi Uuluni hakkama ulatuma. Ja seda, mis puudutab nagu seda pika otsa, võib-olla tuleb kunagi hange, võib-olla hakkab see turutingimustel toimima ja võib-olla ei hakka. Mul on küsimus, et mitu siis ümberistumist on praegu see arusaamise järgi planeeritud, et kui ma eeldusel, et see võiks valmis saada, et kas siis see ümberistumine esimene oleks Pärnus või Uulus ja teine, et kas siis saaks sealt edasi saaks Riiga eeldatavasti, et kui Läti võtab omad rongid ja paneb sinna omad, eks ju. Ja teine küsimus on see, et kas see oli algusest peale mõeldud elektrirauteena ja kas see elektriinfra on praegult juba siis, nagu sa ütlesid, eks ju, muldkäedel ka, ma käin koeraga aeg-ajalt, koeral on mõnus joosta mööda seda asja, mida te seal teete. Väga mõnus, et kas see nii-öelda elektritaristu ja valmisolek on juba praegult sinna projekteeritud ja rajatud või see nüüd hakkab tulema nüüd juurde või kas see oli juba esialgu planeeritud või olnud? Aitäh. Ma eeldan, et küsimus oli, et jõuda Kesk-Euroopasse rongiga. Algselt on planeeritud on, et esimene ümberistumine on Varssavis. Ja teine elektrifitseeritud raudtee on algusest peale kogu ulatuses olnud. Täpsustan veel seda elektrifitseerimise osa. See on siis üle Baltikumi korraldatud hange, ehk siis Eesti, Läti, Leedu. Hankeleping on sõlmitud, tegemist on siis projekteeri-ehita hankega ja projekteerimise tegevused siis praegu käivad selleks, et tekiks üks ja sama lahendus. Kõigis 3 riigis teeb seda siis üks hanke võitnud partner. Ja Priit Sibul. Ja küsimus, et kui esimene ümberistumine on planeeritud Varssavis, siis millal ja kuna see hange tuleb, sest praegu me sellest hankest ei rääkinud, eks ju, sest me rääkisime praegult ikkagi nii-öelda nendest, kus 3 riiki lähevad omale nii-öelda justkui nende regionaalsete peatuste ja toimetamiste tarvis ronge hankima, mitte sellest rahvusvahelisest hankest, et kuidas see on planeeritud, kas seda siis teeb see nii-öelda see Balti riikide ühine keha või kes seda planeerib, et sinna Tallinnast Varssavisse oleks võimalik rongiga saada? Ajaliselt on sinna mõned aastad aega, et hanketeade on vaja välja kuulutada aasta enne, kui välja kuulutatakse. Nii et kui me tahame 2030 lõpust sõitma hakata, siis riburadabi tagasi kuskil 29, midagi sukest peaks selle hanke välja kuulutama. Aga kust tuli vahepeal oli Riigikontrolli see hinnang, et justkui rongide soetamiseks läheb, eks ole, mitu aastat, et kas siis oli varem Riigikontrollil vale arusaam, justkui me hakkame mingit ka neid kiirronge soetama, et kust see nagu vale arusaam vahepeal tekkis?
Riigikontrolli märkus oli üleüldine, et rongide hankeks läheb mitu aastat aega, sellega nõus ja seetõttu ka nii-öelda regionaalrongid, mis tegelikult on võimelised opereerima Baltikumi siseselt, nende hanke väljakuulutamine ongi planeeritud nüüd, et olla 2030 valmis. Ja, sest et siin ongi nagu olnud neid kuidagi erinevad sõnumid, sest ma mäletan, kui veel oli taristuminister Vladimir Svet ka siin istungil, siis tema rääkis ka rongide kohta, just nende kiirrongide kohta, et siis see hange, et seda hakatakse ühiselt ette valmistama Leedu ja Lätiga, just nende kiirrongide osas, et siis hakatakse sisse ostma, et siis kas siis vahepeal oli mingi muutus poliitiline või ei olnud või kust nagu on tulnud nagu selline võib-olla teistsugune ikkagi lähenemine? Jah, siin võib olla terminoloogiliselt erinev, et 3 Balti riigi peal ühiselt teenuse tellimine on see, mida koos saab teha. Ehk et selle ettevalmistamine, see jätkuvalt selles mõttes käib see töö. Aga jah, see rongide enda hange või rongide ostmine, see on ikkagi riigil nii nagu ka täna Elroni või regionaalsete rongide omamine on riigid on seda teinud kõigis 3 Balti riigis. Mis see muidu ka hanke summa suurus, ma pean silmas regionaalrongide hanget, mis nüüd välja kuulutatakse? Võib-olla euro osas eksin, aga kogu hange koos seadmetega eelduslikult 100 miljoni piires, see rong kuskil kuni 15 miljonit on. Aga kuna tegemist on ka Eesti vaatest või Baltikumi vaatest täiesti teistsuguste rongidega kui seni, et ega see ongi see hanke selgub, aga praegu oleme turukaardistuse järgi võiks ta jääda kuskil rong kuni 15 miljonit. Ja, aitäh. Korra küsin, kas Läti parlamendi siis uurimiskomisjoni esimehel oli ka mingi lisakommentaar olla ka nende rongide osas või mingi muu teema osas, mis korra siin enne kõlas? Yes, trains is... Ja, ma arvan, et oluline on, et me teeksime rongide osas koostööd, sest see muudab asjad voolujoonelisemaks ja odavamaks. Need 3 turgu on liiga väikesed selleks, et iga üks võiks nendest huvitatud olla, nii et ma arvan, et seda tuleks teha koos ja minu arvates on vale lähenemine teha neid jätkuvalt eraldi. Viimane kord oli minu jaoks ka üllatus ja ma ei teadnud seda. Kahjuks on Euroopas tegelikult see, et me ei saa lihtsalt astuda rongi ja sõita sellega Portugalini välja. Nii lihtsalt ei ole võimalik. Nii et meil tuleb projekteerida ka ümberistumisjaamu, näiteks Varssavis, ja me peame siis vahetama seal rongi, kui me Varssavisse jõuame. See ei ole mugav, see ei ole hea mõte. Ja ma saan aru, et elektrifitseerimine ja signaliseerimine, minu küsimus nüüd teile on, et kas see muutub millalgi lähitulevikus, et me ei pea rohkem rööpmeid muutma, ei pea ootama kuniks Saksamaa läheb üle ühtse Euroopa signalisatsioonisüsteemile või mismoodi siin see väljavaade on, et kas me saame minna ka Berliini sama teed pidi? Siis eeldab, et kõigil on ühesugune süsteem kasutusele võetud, et Euroopas on koridoride põhine lähenemine ja sinna suunas liigutakse, et oleks võimalik koridoride peal sõita ühest riigist teise. Millal see ajaraamis juhtub, täna ei julgeks küll ette ennustada. Aga see suund, jah, loomulikult ka Euroopas on sinna, et sul oleks võimalik koridoride pinnalt kokku lepitud transpordikoridoril koridori kasutada. So it's sometime in the future. Nii et see on millalgi tulevikus, kui me saame, kui nad oma signalisatsioonisüsteemi uuendavad, jah? Eesmärgiks minna üle RTMS-süsteemile, ehk see oleks nii-öelda baas kõigile, aga millal see ajaliselt juhtub, mitte lähitulevikus. Anti Poolamets. Kui ma tohin täiendavalt küsida härra Kulbergski mõtte kohta, et see ühishange
tekitab minus küsimusi selle koha pealt, et praegu on teie enda sõnum päris selge, et 2030 vähemalt Läti osas valmis ei saa lõigud. Oletame siis, et Eestis saab kiiremini. Et kuidas need hanked siis omavahel haakuvad, et kui ega Läti ei saa ju neid kohalikke ronge nagu ette ära osta, et igaks juhuks, et kui 2030 rongid kohal, aga tee ei ole valmis, see ka ei lähe, eks. Et kuidas seda kõike siis rongide osas niimoodi teha, et nad ei jääks lattu seisma kuskile Riia sinna keskraudteejaama kõrvale varuteele. You mean spare Te mõtlete varuteele, siis Riia keskjaamas oleks siis Rail Balticule nagu lisapaar. Ma arvan, et lõppude lõpuks Läti saab valmis, sellepärast et me oleme kokkuleppe koos allkirjastanud. Kui me seda ei tee, siis me riskime oma 3 riigi vaheliste suhete rikkumisega. Tegemist on õigusliku dokumendiga, mille oleme ühiselt allkirjastanud selle kohta, et me vastutame kokkuleppe elluviimise eest, mis tähendab seda, et me peame seda tegema. Ma arvan, et suurim probleem saab olema aeg. Asjade ajastamine. Ma arvan, et ma olen üsna kindel, et me saame tehtud. Suur probleem on rahastamine ja te õigesti mainisite, et järgmine etapp on palju lubav, et rahastust on. See on tõsi, kui palju me kätte saame, see on järgmine küsimus. Ja kolmandaks, kas me saame 85% Euroopa rahastust? See on teine suur küsimus. Sellepärast, et see oli see maksimum, mida me eales saada võiksime. Ja see on ka küsimus, et kas Euroopa Liit annab meile taas seda rahastust sellises ulatuses, arvestades ka riiklikku rahastust. Nii et see ei saa olema lihtne. See on üks tahk. Aga ise, kui me saame seda, mida me soovime, siis tehnilises mõttes saame me kontodele selle 2029. aastaks. Kas saame ühe aastaga hakkama, kui raha saame kätte ühe aastaga asjad kõik tehtud? Ma arvan, tehniliselt see võimalik ei ole. Kui see on lahendus, teeme ära. Aga siis peame ka realistlikud tähtaja mõttes olema. Aga ma olen kindel, et Läti teeb oma asjad ära, lihtsalt läheb aega. Ma mainisin ka alguses, kui ma alustasin ettekandega, et suurim Läti strateegiline probleem oli konkreetsed objektide ehitus Riias ja sellepärast meil on ka konkreetne arutelu käimas olnud. Priit Sibul, please. Endiselt jääb küsimus, et milleks ja kellele seda planeeritakse, sest need alused, mida Ernst & Young oma analüüsis ja kaubakoguse näitus on ammu eeldatud, et need sellisel kui realiseeru ja eks seda nii pika aja peale ongi keeruline teha, aga minu arust palju lihtsam näide on see, millele hea Läti kolleeg viitas, eks ju, millest on meil ka väga erinevad arusaamised, et kui Riias hea kolleeg arvas, et see Tartu Riia rong pandi käima selleks, et tartlased saaksid lennujaama minna, siis ma ei kujuta ette neid tartlasi, kes on valmis tunde sõitma rongiga Riiga selleks, et seal natuke aega oodata ja mõelda, kuidas Riia raudteejaamast oleks võimalik lennuväljale saada. Ja pealegi läheb see õhtusel ajal, et Tartus ja Eestis räägitakse, et see rong pandi käima ikkagi selleks, et riialased saaks Tartu kultuuri ja Tartu, et oleks turism suunal Riia-Tartu, mitte vastupidi, et see on meil erinev arusaam, sest see hetk, kui bussiettevõte palus Tartu linnalt 3000 eurot toetust, siis Tartu ütles, et seda vaja ei ole, kui riik oli valmis 1 000 000 eurot panema toetust rongi peale, siis selgus, et Tartul on ka bussi toetuseks raha vaja, nii et eks me selle teema üle saame veel seal palju arutada, et ma mõtlen kas või see sama näide, et kuidas, millele ja kui palju me peale maksame täna ja peale jääme maksma on ikkagi müstiline ja need summad ajas ikkagi ainult kasvavad. Ja see oli vist rohkem nagu kommentaar
Ja et ma korra veel kommenteerin seda, et see, mida Läti transpordiminister ka ütles, et see plaan, mida ta tunnistas, et ta kuulis samuti, et mille kohaselt siis see 60 kilomeetri lõik jääks siis sellele vanale raudteele ja see tähendaks, et selle jaoks on vaja kasutada mingisuguseid muid ronge, eks ole, kui üks on see lõik, et kas ma korra küsin selle kohta, et kas teoreetiliselt need rongid, mida nüüd tellitakse sisse, kas need teoreetiliselt suudaks selle, eks ole, nii-öelda vana, mitte Euroopa, vaid vana rööpmelaiusel sõita või millised rongid oleks siis selle jaoks valikud, kui tõesti, et nii-öelda see plaan, mida väidetavalt arutatakse, et kui see kogemata tõesti lõpuks realiseeruks, mida me loodame, et ei juhtu, aga kas te olete seda riski analüüsinud? Tellitavad rongid ei ole võimelised sõitma 2 erineva laiusega taristul. Jah, on üks rongitootja Euroopas, kes selliseid reisironge teeb, et teoreetiline võimalus selliseid ronge osta on olemas, aga Eestil täna mingit plaani ei ole, Hispaania ettevõte. Et see ongi üks, eks ole, see konkreetne firma, et Maarja vist mainis, et see on Hispaania firma. Jah, palun. I wanted to comment. Tahtsin seda kommenteerida, mida te just mainisite. Lugesin artiklit, aga ausalt. Ma ei ole ka sellel teemal mingit siseriiklikku tõsiselt võetavat arutelu kuulnud, nii et ma ei ütleks, et see on realistlik koht, sellest ei räägita, vähemalt nii palju, kui teada on. Või mingisuguseid mõtteid, et meil hakkab täiskogu istung 8 minuti pärast. Et ma sooviks tänada kõiki külalisi, et ma tänan ka meie Läti kolleegi, kes täna jõudis tulla Lätist kohale, tegi selle ettekande spetsiaalselt meie komisjoni istungi jaoks, et kõik Lätis olevad riskid, et Rail Balticuga seoses on muidugi Eesti jaoks tõesti mõjutavad Eesti poolt väga tugevalt, seetõttu on oluline, et me nendest riskidest oleme teadlikud, nendest lähtume, ja muidugi püüame ka siin Riigikogus edasi esitada küsimusi meie ministritele, pärida ja me loodame, et ikkagi see omavaheline suhtlus ja ka muidugi ka selline parlamentaarne järelevalve jätkub. Ja et kindlasti me oleme ka edaspidi Läti parlamendiga ja uurimiskomisjoniga ühenduses, et suur aitäh selle eest, suur aitäh ka komisjoni liikmetele diskussiooni ja küsimuste eest ja järgmisel nädalal siis jälle.